siis räägiti tihti, et rahvas põgeneb paatidega. Ja me seda kuulsime ja ka minule ei räägitud palju, aga ma sain natuke aru, mida räägiti ja millest räägiti. Ja ühel päeval tuleb isa, see oli siis augustis, me läksime juba märtsis paralõppa, augustis ja linnast, ta elas ju linnas edasi ja teatab meile, et järgmise päeva õhtul me lahkume paadiga Rootsi. See on kõik juba ette määratud ja et hakake kohe midagi kaasa saab võtta, igaüks ainult ühe kohvri ja tuleb kohe minge, sõitke linna, tulge ja hakake pakkima. Ja sama päeva õhtul me siis emaga, mina ja ema tulime siis linna ja hakkasime pakkima. Ja muidugi teadnud raske oli mida kaasa võtta, sest kõigil oli meil arvamine, et me ainult põgeneme korraks, me tuleme peagi tagasi. Ja nii juhtuski, et mõningad asju sai kaasa võetud, mis oli täiesti mõttetu. Ja ka mina võtsin kaasa imelikke asju, värvipliiatseid, mida joonistada saab. Ja siis tuli teade, et sõit on üks päev edasi lükatud, tuleb hoopis järgmisel õhtul. Nii et me olime siis emaga edasi linnas ja vennaga. Ja siis me järgmise õhtuni ja siis oli niiviisi kokku lepitud, et ainult meie tuleme, isa ei tule seekord kaasa. Ja paat tuleb Rootsist. Nii et õhtul pool pimedas juba pidime siis meie kogunema jaama ligidale, Haapsalu jaama ligidale, ühte kohta seal, kus juba Paralõppa mets algab, kus me pidime ootama, seal oli ka teisi inimesi, kes pidid kaasa tulema ja pidime ootama siis, mis edasi saab. Siis tuli üks suur veoauto ja pandi meid siis sinna auto peale. Ja siis sõitsime, juba hakkas pimenema, sõitsime pimeda metsa kusagile randa, väljaspool linna, millist kohta ma ei tulnud varem. See oli Haapsalu lähedal. Ja seal rannas siis pidime ootama, siis hakkas see paat ei olnud veel tulnud, vaid me pidi viidama siis väikese paadiga ühte väikse saare peale väljaspool seal merel, mille nimi oli Liiasaar, üks pisike saar, kus peal oli ainult üks heinaküün. Ja väikese paadiga hakati meid viima, meid oli umbes 30 inimest, mis pidime tulema koos paadiga. Ja hakkas viima siis sinna saare peale, aga see väike paat ei saanud võtta, kui ainult mõne üksiku. Nii see viimine kestis tükk aega ja meid viidi lõpupoole alles ema ja vennaga ja me saime selle paadi peale alles, kuni kell oli vist kunagi juba 4:30 hommikul. Nii kaua pidime ootama ja ei teadnud, mis saab. Keegi meile midagi selgust ei andnud. Ja seal saare peal me veetsime siis kogu järgmise päeva. Ja see oli väga ilus suvepäev ja minu sünnipäev. Ja üks heinaküün selle läheduses olime, mõned oli see heina sees, ka mõned magasid seal, mehed mängisid kaarte, ajasid juttu ja tehti nalja ja nii edasi. Ja seal ma siis olime ja paate veel me ei näinud, kuni lõpuks siis nägime, et oli üks mootorpaat kõrkjates, kõrged kõrkjad, sealt sees ootas üks paat meid. Ja õhtu kell 9 siis hakati paate viima pärast lõunal meid. Ja lõpuks tuli veel 2 Eesti noorte Soome sõjaväemundris või ka paati ja toodi ka üks daam, kes oli sünnitanud just äsja sünnitanud lapsega ja oli jalgadest halvatud katti paati. Et selles, need, kes me seal paati siis olid, ega me ju kõik ei tundnud, suurem osa me ei tundnud, aga seal olid mitmed poolt inimesi. Mõned olid Haapsalust, neid me tundsime. Aga siis mõned olid Tallinnast ja mõned olid Tartust. Üks kõige nii-öelda tuntum võib-olla oli oli professor Schlossmann oma abikaasaga. Tema oli viimatine Eesti Teaduste Akadeemia president, Karl Schlossmann. Tema oli oma abikaasaga, kes oli ka bakterioloog. Nemad ja teisi ma nimepidi meil oli seal mitu advokaati Tallinnast, kui nimetada just neid, aga seal oli ja teisi inimesi ja mitmelt poolt nii-öelda. Ja paat olevat siin ka varem käinud, seesama paat.
ja ta oli suures osas lahtine. Et väike osa oli kinnine, kuhu me saime oma pagasi panna ja siis see daam, kes toodi pisikese lapsega, pandi ka sinna kinnisesse otsa. Kõik teised me istusime koos lahtises osas, külg külje kõrval. Pärast tuli suur torm ja siis me pandi presentkatus üle meie ja minu kohal tekkis üks auk, kust hakkas mulle siis vesi jooksma kuhugi ja siis pärast tekkis ka vett põrandale, pumpad hakkasid tööle, siis jäid pumbad seisma, vahepeal jäi mootor seisma, siis pöörati paat ringi, taheti vist kottadele alguses viia, kuid siis pidime põhja poole sõiduma, lained hakkasid vastu käima, paar viskus kogu aeg vastu vett ja siis oli lennukeid kuulda üleval. Nii et see oli üks ärev aeg ja me uskusime vahepeal, et meie kohale ei jõua, et me läheme siin põhja, sest vett oli ikka rohkem ja rohkem paadis, me ei suutnud kõike välja pumbata, mis ta oli, jalad olid vees kogu aeg ja istusime seal kogu aeg, midagi muud teha ei saanud, kas tukkuda või niisama istuda, süüa ega midagi ei tulnud kõne allagi, eks ole, nii me siis sõitsime, kuni lõpuks õhtul hakkas mingisugune rannariba paistma. Siis me vahepeal juba isegi mina poisina hakkasin jumalat paluma vahepeal. Ja nii, ja lõpuks siis me nägime, oi me ehk iski pääseme ja siis olime nii rõõmsad, et me nägime seda rannariba. Ja see lähenes ikka, tuli lähemale. Meri oli ka natuke vaiksemaks jäänud ja lõpuks siis saabusime ühele Kaljusaarele, mille nimi rootsi keeles on Svenska Högarna, aga seal on mitu saart, üks kõige välisem saarekene Svenska Högarna, kuhu me siis maabusime. Ja sinna oli ka varem tulnud põgenikke, nii et seal oldi ette valmistatud selleks. Need võeti lottade poolt, need naiskulukaitse võrreldes selle inimesed või nagu Eesti nime järgi, ma ei täpselt ei tea, kuidas me nimetame rootsi keeles lottad, võtsid meid vastu ja meile anti siis võileibu kõik ja me olime 4 ja mul oli ju talvemantel, kui mul oli 2 mantlit seljas ja kui ma püsti tõusin, siis ma ei saanud liiguda, ma olin nii raske ja tulime siis sinna maale ja käis peaga ringi ja olime nii kaua istunud ühe koha peal ja meil võeti väga hästi vastu. Väga hästi. Seal mõned rääkisid ka saksa keelt, me saime saksa keelega hakkama. Ja siis pandi meid siis ööseks magama põrandale. Ja anti mingisugune riie alla 2 tuppa mehed, 1 tuppa, üks majake oli seal, 1 tuppa ja teise tuppa. Ja nii me siis magasime esimese öö seal, aga see oli nii magus, et me magasime väga hästi hommikuni.